on ametlikult siis nimetatud ümber töömaleva väljasõidupäevaks. Ja me sõidame kartidega sõitma Tartu lähistele. Ja Lange motokeskusesse, et meie maleva projektijuht leidis sellise väga uue koha. See on äsja saanud ka igasuguseid uhkeid auhindu, et üsna moodne rada pidi olema, nii et eks me näe, kas ka on. Jaa, aga enne seda, kui me bussi peal istusime, tegime me midagi, mida me tegelikult ei ole malevas kunagi niimoodi teinud. Et me tegime midagi uut ja me tegime sellise asja, et kõik malevlased peavad siis hommikul kirjutama meile tagasisidet. Ja see oli selline nagu esimese klassi me ise palusime, et need kirjutaks seda võimalikult põhjalikult, sest et me kartsime, et kui me seda ei tee, siis võib see tagasiside piirduda ainult 2 sõnaga, et ei oska öelda või midagi. Ei tea, normaalne. Et siis jah, Marianne käis kõik küsimused üksi pulgi läbi ja andis siis nii-öelda nagu selgitas lahti, mida võib sinna siis kirjutada. Ja tänu sellele me nüüd hakkame tegelema siis tagasiside kokkuvõttega. Ma arvan, et see ikka on päris põhjalik ja me saame üksjagu informatsiooni, mida siis teha järgmisel aastal ja mida võib-olla mitte teha ja mida võib-olla paremini teha. Et see on väga oluline. Siis täna me läheme ka sööma veel pärast kardisõitu ja ma loodan, et ka söök on väga maitsev. Et siis on päev täiesti ideaalne ja korda läinud. Jah, nii et olge meiega kaasas täna. Ja läheme kardirajale juba. Jaa, kardirooli vist päris ei võta kaasa, aga vaatame, kuidas meil siis kulgeb. Nii et tšutšufrei praegu. Tere hommikust! Tere hommikust! No teeme ikka ilusa tere, meie viimase tere hommikust. Meil on nüüd aega, kell on täpselt 9 paar minutit, on meil aega kuskil 10 kuni 10:15 ehk tund ja natukene peale. Ja selle aja me pühendame sellele, et teha töömalevast üks korralik tagasiside. Ja seda kõike selleks, et järgmisel aastal saaks kas siis osaleda rohkem noori, toimuks ta rohkemates piirkondades ja oleks selline veel nagu suurem töömalev. Meie malevas on noored vanusest 13–19 eluaastat. Me oleme teinud päris erinevaid asju töömalevas. Et meil Marianniga on väga hea võrdlusmoment eelmise aastaga. Selle küsimus, et millistest allikast said informatsiooni töömaleva kohta. Sinna kirjuta siis see koht, kus sa nägid seda informatsiooni, et tulla töömalevasse. Kus te reaalselt kuulsite töömalevast või kus te nägite seda? Kui Liis ütles, siis sa võid ka niimoodi kirjutada, et sa kuulsid ja sa tead. Aga kindlasti oli neid kohti veel, kus te nägite seda kuulutust. Kas Facebook või kuskil mujal? Me oleme oma kardisõitu teostamas Eesti parimal kardirajal, mis on aastal 2018 saanud siis sellise uhke tiitli. Mis te teete siin ruumis? Me valmistume siis hetkel lahinguks, milleks on siis kardiraja sõitmine. Ja Kristoffer praegu siin sättib, et panna endale pähe seda haigla patsiendi asja. See avanes. Olete valmis? Valmis. Ja kuidas tunne on? Tunne on siuke, et tahaks sõita. On ärev ka? Siis keenleb. Hea mõnus olla, väljas on ilus ilm praegu. Ma arvan, et 20 kraadi, 23. Ja tahaks kihutada, tahaks sõita. Ja Mariann, sina sõidad täna meil siukse erilise kardiga. Ja natukene hirm on näes, ütlen ausalt. Näed, sinu paariline on siin. Laura on juba siin oodanud. Laura ja Mariann sõidavad täna kahekohalise kardiga. Niimoodi, et kumb teist juhib siis? Mina vist võtan praegu esimese. Aga teise tiiruga siis saab Laura, jah? Nii, kuhu te lähete ja mis te teete? Kardiga läheme sõitma. Ja tõstke käsi, kes teist täna võidab? Kristoffer, sina küll ei võida. Et näidake korraks oma emotsiooni, kui rõõmsad te olete, et te saate sõitma minna. See oli küll lahja, ma ootan pärast paremat emotsiooni. Mina jään siis raja äärde teid vaatama ja filmima, nii et pöidled pihku.
No nii, siin jookseb meie tabel, tuleb välja, et kõige kiirem mees meie seltskonnast on Kevin, nii et tema pidi auhinnaks saama banaanid. Ja kes see meil see hapupiimane on? Toni. Malevlased on saanud kardiga sõita 5 minutit ja juba on meil esimene rajalt välja sõit, kus pidi rajameeskond neile appi minema, nii et me oleme väga produktiivsed, mulle tundub. Eks me pärast näe, kes see patuoinas siis oli, kes seal tolmupilve üles kergitas ja midagi seal siis juhtus. Nii, me rääkisime ennist, et kellegi patuoinas tegi suure tolmupilve, tuli välja, et pidur ei allunud kontrollile. Tänaseks päevaks on rool natukene kõver, raja, kummipiirded on lennanud kus see ja teine. Ja praegu me tulime tegema boksipeatust, et vaadata, mis nüüd edasi saab. Nii et raport on siis selline, et 5 minutit oli sõit kestnud, kui juba juhtus crash boom bang. No nii, me oleme nüüd minemas kardisõidule number 2. Loodame, et keegi sellel korral ei crash'i kuskil. Ja loodame, et Kevin, lehvita korra. Sina oled see kõva mees, kes tahab siis saavutada nädala parimat aega meeste arvestuses. Et ma loodan, et teil läheb hästi ja Piret vahetas välja enda koha ja tema asemel läheb meie bussijuht sõitma. Piret, räägi, miks sa sõita rohkem ei taha? Ei, ma juba sain selle elamuse kätte ja ma arvan, et sellest piisab tänaseks. Jah, adrenaliin on laes on ju ja veri vemmeldab ja et järelikult asi toimib ja mulle tundub, et malevlased on väga ärevil. Palun näidake oma emotsiooni nüüd enne viimast sõitu. Igav, tehke uuesti. Nii, ja seekord kestis sõit ainult 2,5 minutit või 1,5, kui juba keegi kummivilinaga tegi piruetti. Nii et me ületasime eelmise crash'i. Siit tulevad väga rahulikud sõitjad. Nemad oskavad liigelda. Ulraljes, oh no! Tema ületab meil rajarekordit, nii et tema kihutamine on vägagi õigustatud. Järgmine, kes püüab Kevinit siis, 2 Kevinit jälitavad 11. Miks sa ei saanud head aega? Mul läks S-kuri, ostaks veits mustaks ära ja siis siin paar inimest ette. Muidu sööb aeg tuli? Jah, 1 minut ja 86 sekundit, nii et 2 sekki parandas oma aega ja viimane oli meil Ott. Ja Laura ja Mariann pidid tagantpoolt 3. jääma, aga ei jäänud. Isegi bussijuht sõitis kiiremini. Mis? No nii, kõik see 10 päeva on läbi. Ja nüüd me sõidame juba kodu poole. Me käisime kartidega sõitmas, mis oli väga tore. Ja kõhud on ka täis söödud, käisime söömas. Elvas käisime sellises klubis nagu 11. Ja magustoitu saime ka. Ja et kõht on täiega täis. Ja nüüd on tuju hea ja saame puhkama minna kõik koju. Ma juba kuulsin, et osad malevlased on ka palga kätte saanud, mis siin vastab jutt tõele. Nii et nüüd võib tõesti pidu alata või suvevaheaeg alata, et taskud on münte täis ja saab minna, ma ei tea, kas vigapäevjäätist osta. Väga lahe. Kas me tänasest päevast peame kokkuvõtte tegema, mis läks hästi, mis läks halvasti? Kas me teeme täna veel sellise kokkuvõtte või? No me võime ju teha sellepärast, et tegelikult hästi meil ju on kõik läinud siiamaani ja halvasti meil täna tõesti midagi ei läinud ei ole. Kõik on meil läinud nii nagu vaja ja me oleme ilusti graafikus. Kusjuures üllatavad hästi olema graafikus, sest tegelikult kui me läksime kardiga sõitma, siis oli nii-öelda siis kokkulepe, et kõik malevlased ei saa korraga kardiga sõita, vaid nad peavad 2 osas sõitma. Aga lõpuks, kui me ikkagi kohale jõudsime, siis selgus, et kõik saavad korraga sõita. Aga hoolimata sellest me ikkagi olimegi täpselt nii kaua seal, kui me pidime olema. Ja sööma jõudsime õigel ajal ja startisime sealt ka üsna õigel ajal.
ja mis on veel pluss, et bussisõidu ajal me jõudsime Liisiga juba meie tagasisidesi vaadata, mis malevlased meile andsid. Ja need olid väga põhjalikud, et meil on sellele ainult hea meel. Mina tooks välja olulised asjad, et mul on hea meel, et te julgesite vähemalt öelda siis, et näed, et kasvatajad olid kurjad või nad olid pahad või nad olid õiendasid ja kamandasid, aga samas te ütlesite ka meile häid sõnu. Et seda oli tore lugeda. Naljakalt saime teada seda, et keegi kirjutas, et Marianne ei oska autoga sõita, aga täna ta sõitis kardiga väga edukalt ja kõik on elus ja terved, nii et tegelikult ma ei tea, ma arvan, et see oli pool naljaga, ma ütlesin, et ta ei oska sõita. Et sest ta sõitis tõesti üks päev minu autoga, aga Marianne, sul on vist automaatkäigukast. Mul on automaatkäigukast, see on väga suur vahe, kui sa nendega sõidad. Ja juhtus ühe korra, ma suretasin lihtsalt auto välja ja siis jah. Ja see on kohe võrdusmärgiga, ei oska sõita. Ja, aga tegelikult nii ei ole. Ja mis ikka väljas on ilgelt kuum ilm. Ja minu arust on tänane päev väga õnnestunud olnud. Ja igati kõik korda läinud. Ja, et võib küll rahul jääda ja on näha, et lapsed on ka rahul kõik. Et nüüd neil on selline mõnus tutuaeg, sest et kõhud on täis, elamused on saadud. Ja, aga siis nüüd võib küll öelda, et see on meie viimane videopäeviku sissekanne, nii et järgmise aastani. Ja, tšau!